The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions. No nii, meil on Maksimiga nüüd soojendus tehtud, aga nüüd tuleb nagu oma ala ekspertidelt ka soovitused kätte saada. Minu kõrval on Rimo Hunt. Rimo, räägi, mida ma nüüd tegema pean, et Vitali Telešile penalt sisse lüüa, mis need nipid on, mis sa mulle soovitad? Noh, kuna sa väga palju harjutanud pole ja selle ala meister, siis mis sul ikka? Vali endale üks nurk juba eelnevalt välja, mõtle selle peale ja mine lihtsalt, pane üks täis jurakas sinna ära ja loodetavasti läheb sisse. Nii et mingi vintidega mängima ei hakka, pealsega lööma ei hakka, küljega rahulikult ära. Kui sa tunned ennast koduselt vintidega, siis proovi, aga ei ole mõtet. Et üks hea tugev löök võib isegi päästa siis, kui väravaht läheb õigesse nurka aimama. Aga mis sa arvad, kuidas meil minna võiks täna, et sellised täis amatöörid, täis profide vastu? Noh, vaatame, ei hakka ennustama, et võtame asja funniga ja tulemus ju see on teisejärguline. Okei, aga vaatame siis nüüd järgi, kuidas selline esimene soojenduslöök mul Vitali Teleši vastu minna võiks. No nii. Mina olen täna esimest korda väravahi kindad kätte saanud, et Vitali, sina oled vist rohkem kordi neid kindaid kätte pannud, et mis siis kõige olulisem siin väravahi töö juures on, et eelkõige vist mitte karta palli? Muidugi. Ei lasta väravast see palli sisse ja tee kõik, et see ei tule lihtsalt. Aga ütleme nii, et kui nüüd penalteid lüüakse, et kas sina ikkagi alati lähed arvama või mõnikord ikkagi üritad nagu jälgida seda löögi hetkeni? Ei, no muidugi vaatad mängija, kes lööb, tema kehakeel võib-olla, see annab natukene kuhu pall läheb ja siis hakkab mõtlema ja proovid lõpuni seista ja viimasel hetkel nagu reageerida. Eks siis proovime ära ja Rimo ühe proovilöögi kohe teeb. Peaaegu arvasin ära nurgal, lihtsalt ma ei oska hüpata. No nii, võistlus algab, ma lähen esimesena lööma, Maksim tõrjub esimesena. Proovime siis mõned sisse lüüa ka. Proovime. Davai. Aga mina proovin kindlasti ka mõned ära võtta. The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Hästi! Ole, ole, ole. We are the champions. Davai, Maks! Ma loodan, et see ei kaadrisse ilusti peale, kuidas Maksim lihtsalt jookseb eest ära pallil. Meil on nüüd 3 vooru olnud, seis on 3-2. Jah, no põhimõtteliselt on tegelikult niimoodi, et Rimo üritab mulle pihta saada, aga pole kordagi veel saanud. There's disaster everywhere. Boys are losing it, just ain't fair. Help! Things are going wrong, so cheer them up with a little song. 1, 2, 3. Täielik ebaõnn tabas meid praegu, Jaan lööb latti tegelikult isegi lati alla, aga pall sisse ei lähe ja noh, sellise ebaõnnega on raske. Aga Rimo proovib nüüd vasaku jalaga, vaatame, kas Jaanil õnnestub ära võtta.
Vitaly lööb vasakuga, nii et nüüd on Jaani võimalus. 8 vooru on tehtud, nad on 8 sisse löönud, meie ainult 5. Me tahame loogiliselt võttes oma saldot parandada ja selleks me toome esile hoopis teiste ründajate pildid meie näol. Maksim on nüüd Henrik Larsson ja mina olen Harry Kane. Vaatame, kuidas meil nüüd läheb. No just, et Henrik Larsson ju realiseeris alati kõik penaltid, nii et loodan tema jälgedes astuda ja Jaan, sulle soovin sama. Teeb ära. Opa! Harry Kane! No nii, meie võistlus lõppes seisuga 10-6. Me olime küll lähedal mõne löögi tõrjumisele, aga välja ei tulnud lõpuks. Kuidas kokku võtate? Kuidas meeldis? Üritusena väga kihvt. Et selline rahulik pingevaba löömine. Et võistlustel sükst asja ei juhtu muidugi. Et seal on sul olulised punktid ja palju publikut ja muud närvikõdi veel juures. Aga nii on väga hea. Vitaly, mis sa arvad, kas kui me nüüd uuesti teeksime, kas meil oleks võimalus midagi ära tõrjuda või teile ka vastu saada? No muidugi siin läks teile natukene liisa selle jooksul nagu trennisite natukene, võib-olla teine kord läheb paremaks teile. Okei. Mis soovitusi te veel annaksite, mida me tegema peaksime? Sest mina lõin tegelikult 5 löögist 4 ära. No eks peab ikka harjutama. Ega mis siin muud soovitada? Tahad saada professionaaliks, siis iga päev natukene harjutad ja lõpuks juba oledki peaaegu proff valmis. Aga mehed, teil on hooaeg kohe-kohe algamas. Mis teie hooaja eesmärgid on? Väga kõrged. Ikka maksimaalsed eesmärgid. Kuna tefa mehed hõikasid välja, eesmärk on tiitel. Kuidas sa ise seda olukorda näed? Ega vist Nõmme Kalju suurusel tiimil tegelikult teist sihti olla ei saagi? No mehed hõikasid järelikult nii on, et selles mõttes eks me iga aasta oleme, ütleme juba viimased 10 aastat kõrgeid eesmärke sättinud enda jaoks, aga viimati olime 2012 siis selle koha peal, et saime karika pea kohale tõsta. Et võib-olla vahepeal need aastad on olnud rasked sellepärast, et meie selline suur eesmärk on olnud edu Euroopas ja ütleme see energia, mis suvel läheb sinna, tavaliselt on meile maksnud nagu mõned punktid, mis hooaja lõpus on puudu jäänud, nii et loodame, et natuke sügavama pingiga ja natuke sellise, ütleme, võib-olla ühtlasemalt komplekteeritud meeskonnaga on võimalik see aasta see tulemus ära teha nii ühel kui teisel rindel. Vahepeal oli juttu, et Nõmme Kalju võtab ette sellise noorenduskuuri või teil on nagu kindel suund valitud. Räägi sellest. No meil ongi tegelikult, et kui sa vaatad praegu meie keskmist vanust, siis me oleme toonud Tuublist väga andeka noore ründaja üles, Alex Mattias Tamme ja Demidov, noored poisid, ütleme 16-17, Kermo Pihelgas. Samamoodi on tulnud tagasi Nõmme Kalju enda kasvandik Martin Mägi Paidest. Et ma julgeks öelda tegelikult samal ajal, kui me praegu oleme komplekteerinud seda meeskonda, toimub ka selline verevahetus. Et see on ka võib-olla sellest tingitud, et mulle endal on õnnestunud praegu nii-öelda selles Euroopa klubijalgpalliliidus natukene kanda kinnitada ja on tekkinud väga palju sidemeid, mis ma arvan, on järgmise aasta-2 jooksul Kaljule väga kasulikud ja see tähendab seda, et kui meil on turgu, kuhu oma mängijad pakkuda, siis meil on mõistlik planeerida ka nii, et aasta-2 pärast need mängijad, kes Kaljus on, nendel veel nii-öelda vanus lubab teha järgmist sammu, ehk siis see ülemineku väärtus neil peaks säilima, et sellepärast me oleme natuke nooremaks läinud ka nagu ütleme nende kogenud mängijate vanuse koha pealt. Välja arvatud muidugi võib-olla mõned erandid, kes siis nagu ongi sellised nii-öelda vanemad ja nende väärtuste ja nende nii-öelda kvaliteedi omadustega, mis liidrile on vajalikud.